Head rohelised, sinised ja oranžid. Meeskonnatöö on keeruline. Teie tänast kokkumängu hindavad minuga koos Aune Past. Aune Past on Eestis kõrgelt tunnustatud kommunikatsiooniekspert ning lektor. Täna ma vaatan eriliselt terava pilguga ja terava kõrvaga kuulan seda, kuidas te oskate oma silmadega nähtud sõnadesse panna ja kuidas teie meeskond teie öeldud sõnu mõistab ja tegutsema hakkab, ehk omavahelist kommunikatsiooni. Mart Noorma. Mart Noorma on Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan, füüsik ja tehnikateadlane. Mina jälgin täna seda, kuidas te suudate leida tasakaalu ühest küljest staaritsemise ja teisest küljest oma võistkonna toetamise vahel. Kuna tänased ülesanded on keerulised, siis hindan mina täna seda, kui süstemaatiliselt te ülesandeid lahendate. Head võistlejad, esimeseks ülesandeks on aru saada, mis on musta kasti sees. Aga kasti lahti teha ei tohi. Aega selleks on 15 minutit ja saada võib 3 punkti. Esimeseks soojendusülesandeks on võistkondade laudadel 15x15 avaruudustikuga must kast, bambusest tikud, joonlaud ja marker. Aeg läks nüüd. Tõske tuleks seda, et me saame need siia sisse. Jah, kui pole kindel, millega tegu, tuleb roheliste arust käituda nii, nagu käituvad primaadid. Võõrast eset tuleb raputada, nuusutada ja viimaks ka kuulata, ega ometi kastis midagi kolise. Õnneks toimub siin tiimis evolutsioon ahvi kiirusel. Teeme süstemaatiliselt. Hakkame keskelt pihta. Süstemaatilisus on tõepoolest selle ülesande võtmesõna. Kõige lihtsam viis ülesannet lahendada oleks kas kastil või tahvel arvutiprogrammis märkida, kui kaugele igasse auku torgatud bambuskepike läheb. Teisisõnu, kui kaugel teravik takistusega kohtub. Oranžid on õigele lahendusele lähedal. Nii, siiamaani. Tõmba siiani ja see on nende kõikide kastide ümber ring. Siin oli ka veel kõrge või? See järgmine. Jah, kõvasti kõrge. Ei oota, see on juba ju madal. Esimeseks ülesandeks oli see päris hea ülesanne, et aitas väga palju just seda meeskonnatöö osa nagu arendada ja õppida. Mina kasutasin praegu sellist kavalust, et ma võtsin mingid juhuslikud augud ja vaatasin, lüksin põhja ja ta läks mul igal pool põhja, siis võib-olla selle järgi võiks nagu suht usaldusväärselt öelda, et see on nagu see põhjasügavus. Jah, märkimata markeri käes. Märgime ära siis, kui keegi leiab midagi, siis... Siin on, siin ka. Rolandi jutul on mõte sees. Antud olukorras olekski kasulik tiim tööle panna nii, et üks võistleja jääb markeerijaks, teised aga annavad talle järjest teada, milline on konkreetse augu sügavus. Lisaks markerile, millega mustale kastile märkmeid teha, on võistlejate käsutuses ka tahvelarvutid, millel joonis koos tundmatute objektide kõrgustega esitada tuleb. Kõrgus, võrdub 7 cm, siin on äär. Rohelised olid esimesed, kes kasutasid tahvelarvutit eesmärgipäraselt. Objektide tuvastamisel on määrava tähtsusega andmete kogumise ja töötlemise protsessi organiseeritus. Proove tuleb võtta süstemaatiliselt ning välja tuleb töötada ka oma meetod kokkuvõtete tegemiseks. Just see näitabki, kuidas meeskond on suuteline koos töötama. Kas see sügavus muutub või on ühtlase sügavusega? Kohe ütlen sulle, sügavus on ühtlane. Proovi seda jälgida. Sa oled nagu kullasaamel. 7 cm kõrge. See on 7 cm kõrge. Meil on süsteem tähistada ära, kus on kõrgemad, kus siin on pooleldi kõrged ja siis me proovime siia joonistada selle kujundi, mis meil tekib. Kuigi bambuskepikeste auku toppimine ei tundu erilise teadusena, imiteerivad võistlejad tegelikult väga primitiivselt teravik mikroskoobi tööd, kompides terava objektiga uuritavat pinda. Päris teravik mikroskoobiga on võimalik uurida aine pinda aatomi tasandil, täpsusega kuni 0,1 nanomeetrit külgsuunas ja 0,01 nanomeetrit kõrguses. Avade hulk esipaneelil määrab ära nende tulemuse maksimaalse resolutsiooni, mis antud hetkel on 15x15 ehk 225 pikslit ehk kõigest 0,000225 megapikslit. Tahvelarvutitele hakkavad üpris omapärased kujundid tekkima. Rohelised püüavad ekraanile manada kumerustega astmelist püramiidi. No võta nüüd kinni. Me arvestan seda, et pulgad ka painduvad väga hästi seal sees. Mille tõttu mina hakkasin seal ütlema, et seal on kumeruselt sees, teine ütles, et see on täisnurk. Kolmas ütles üldse, et see on klepiastmed. Siin vahel võib olla midagi. See on sümmeetriline ikkagi, siin on ka nurk. Muuda omal see ära. Kindlasti oli veel harjumist uue meeskonnaga ja selle süsteemi loomisega seega ei läinud päris nii hästi, kui oleks tahtnud see süstematiseerimine.
Seda, et meie mängijate seas on tänavu päris palju kunstilembeseid noori, on visanditelt lihtne välja lugeda. Paraku ei jagata tänases saates stiilipunkte. 5, 4, 3, 2, tehtud. Võistkondadel on aeg oma teoseid ja nende saamislugu kommenteerida. Oranžid. Kasutasime oma lahenduses neid antud puupulki ja üritasime nendega siis ära nii-öelda kaardistada selle sees oleva objekti. Otseselt mingit väga head kujundit sealt välja ei tulnud, kuigi oleks arvanud, et tegemist võib olla näiteks puu või millegi taolisega. Sinised. Me lähenesime seadmele süstemaatiliselt. Kõigepealt oli vaatluse faas, seejärel me olime tuvastanud, et seal on sees kõrgemaid ja madalamaid kohtasid. Seejärel igaüks sondeeris ja üks meeskonnaliige siis märkis neid auke, mille all oli see kõrgem objekt. Ja me arvame, et seal võiks olla laevareljeef. Ja rohelised, mida leidsite teie? Tuli välja, et on 2 objekti, üks kõrgem, teine madalam. Üritasime nende pulkadega need kontuurid kuidagi kätte saada sealt ja sinna tablisse joonistada. Nii, aga nüüd kindlasti teid kõiki huvitab, mis siin sees tegelikult on. Rummipõrin, tada. Ma tahaksin teha ühe tähelepaneku teie meeskonna töö kohta ja ma nägin ühes võistkonnas nimesid nimetamata olukorda, kus üks võistkonna liige ütles las ma proovin ja 3 meeskonna liiget korraga surusid pulka seal juures ühte auku. Just see on see, mille kohta ma lubasin jälgida, et ei oleks staaritsemist, vaid oleks teineteise toetamine, kus oli toetamine siis selle koha peal. Sinised, teil jäi väga heast tulemusest puudu mõõtmine. Oranžid, teil jäi natukene puudu süsteemsest lähenemisest. Rohelised, teil jäi meeskonnatööst puudu. Ja punktid jagunevad siis järgmiselt. Sinised 2 punkti, rohelised 1 ja oranžid 2. Teie meeskonnatöö osavuse kontrollimiseks tuleb teil nüüd raadioteel saadavate juhenditega valmis ehitada üks mudel. Jagage nüüd oma võistkond 2, 2 inimest saadavad teile juhendid, ülejäänud ehitavad ja meie hindame teie meeskonnatööd, kiirust ja täpsust. Tegu on meeskonnasisest kommunikatsiooni proovile paneva ülesandega, mis on ideaalne tiimitöö harjutus. 5 punkti väärilist katsumust ületavad võistkonnad ükshaaval ning aega on neil selleks 15 minutit. Ülesande lahendamiseks on võistlejatele antud vesilennuki mudel. Hulk erinevaid konstruktorijuppe, millest saab ehitada analoogse mudeli ning 2 raadiosaatjat. Esimesena proovivad oranžid. Jagunege 2. Ainika ja Raid, mingi otsige üles mudel. Ja teie 3, oodake instruktsioone. Hallo. Tahame kõigepealt teada, mis detailid on kasutusel. Meil on põhimõtteliselt mudelkonstruktori lennuk. Te võiksite loetada enda detaile, siis me saaksime teada, kas teil on neid üleliia või on teil täpselt. Siin lähevad võistlejad omadega rappa. Kõige nutikam oleks meeskonnakaaslastele kohe esimese asjana juba kokku pandud mudelit võimalikult põhjalikult kirjeldada ja seejärel välja selgitada, kas mudelit koostaval poolel on juppe antud varuga või nii palju kui tarvis. Õnneks taipavad konstrueerijad, et Raidi loogika ei pea praegu vett. Äkki ütleks lihtsalt, et nemad ütlevad, palju meil vaja on? Ütled? Teeme nii, et teie ütlete, palju meil vaja on. Kollaseid jubinaid on vaja 8 tükki. Kui palju on vaja 9-seid? 2 9-st. Palju on 5-seid vaja? 5-seid ei olegi. See on nüüd kindel, et juppe on konstrueerijatele antud varuga. Seletamise tegi raskeks see, et see objekt oli suhteliselt detailne. Võistkond tegutseb taibukalt. Korraga asutakse kokku panema mitut lennuki detaili. Lennuki tiib tuleb nendest 2 15-augulisest ja 2 3-augulisest kokku selline ristküli. Raidi selgitused on detailsed, aga midagi läheb siiski raadiolainetesse kaduma. Võib kahtlustada, et see on loogiline mõtlemine. Aeg hakkab otsa saama ja õhk on elektrit täis. Kuidas ma saan 20-sel 3 auku? Ja see on vaja sinna poldi ja mutriga panna. Millistesse aukudesse ma kinnitan tiiva külge saba? Mitmendad augud? Äärtest 6-ndatesse aukudesse. Kogu selle suure pildi tajumine oli natukene keeruline, kui nemad selgitavad kohe seda, mis neil juba on ees. Aeg on täis. Ja meil,
see ülesanne läks natukene killustatuks. Pole hullu, Liis. Te suutsite veerand tunni jooksul kokku panna midagi, mis peaaegu et meenutab ühte algelist õhusõidukit. Vaatame, kuidas läheb sinistel. Hallo, kas te kuulate? Jaa, kuuleme hästi. Kohe astutakse oranžidega samasse ämbrisse. Rääkige kõigepealt, mis jupid teil ees on? Meil on 4 või 5 pikka üherealist pulka. Ja Roland asubki masinliku täpsusega rääkima, mitu ja millist juppi kaussi on pandud. Kahju, et ta ei istu kirjeldajate boksis, sest just mudeli kirjeldajad on need, kes sellise täpsusega peaksid detaile edastama. Distantskopeerimise ülesandes pannaksegi proovile nii võistlejate mälu kui visuaalselt tajutava häälega edasikandmise oskus. Pange see püstisse asendisse nii, et see kõver ots on üles poole ja siis ühendage sellele see kõige pikem juurakas. Põhimõtteliselt jäljendavad võistlejad arvutite tööd, koguvad andmeid, töötlevad, edastavad ning tekitavad viimaks füüsilise jäljendi. Okei, see plats, millal on täisnurgal keeratud servad üles, see tuleb panna nii-öelda siis helikopteri kehaks või mitte helikopteri, on helikopter. Niisiis sai siniste lennukist helikopter. Kõigile, kes neil kahel vahet ei tee, siis helikopter püsib õhus pöörleva tiiviku abiga. Lennukil aga tekitab tõstejõudu fikseeritud tiib ja sellest tulenevalt on ka nende sõidukite keretüübid täiesti erinevad. Stella selgitustes on küll arenguruumi. Tähtis on kasutada sama terminoloogiat mõlemal pool raadiot. Ja nüüd panen selle pikka osa kinnitate mõlemast äärest niimoodi kinni, et see on paralleelselt lauaga. Ilmselgelt on detailidel lauaga paralleelselt ühendamine võistkonna liikmetele erineva tähendusega. Praeguseks on sinised omadega päris korralikult soos. Kõigepealt arvavad konstrueerijad, et neil on vaja valmis teha helikopter, mida Stella innukalt kirjeldab. Kuigi konstrueerijad on leidnud õiged jupid, on need paraku täiesti valesti kokku pandud. Praegu võiks siniseid päästa see, kui Stella ja Tarvo hakkaksid otsast peale oma mudelit kirjeldama ja liiguksid üldistustelt detailidele. Meil oli seal kopter, kus ühe uu külge pidi panema selle ristküliku ja siis selle külge kolmnurga. Ehk siis, kui sa pöörad selle nii pidi, siis oleks nagu lennuki osa. Ajaloost on teada ka maaväline distantskopeerimise juhus, kui Apollo 13 missiooni ajal monteeriti kosmoselaevas leiduvate asjade abil CO2 filter sellisesse ventilatsiooniseadmesse, kuhu see filter muidu mahtuma poleks pidanud. Paraku võiks see, mis kella kukkudes siniste laual leidub, meenutada hea tahtmise juures mõnda Apollo 13 mööda lennanud ufot. Aeg! Head võistlejad, jätke oma mudel lauale. Kuidas teil läheb seal? Mul on tunne, et aeg sai läbi. Sinisetele aeg on läbi, aitäh! Roheliste algus on palju lubav. Küsimisega üldse kokku tuleb. Nii, mis sealt kokku peaks tulema? Kokku peaks tulema propelleriga lennuk. See oleks nagu vesilennuk. Selge. Okei, mis esimesena? Alustame lennuki sabast. Võtke endale praegu 7 augut. Olemas. Võtke need 15 jupid. 2 tükki ja 3 jupid 2 tükki. Tehke neist ristkülik. Just niimoodi tulekski seda ülesannet lahendada. Paraku tuleb arvestada ka aega, mis ülesande lahendamiseks antud. Pole kahtlust, selle tiimi võistlejad on punktuaalsed ja nii jäädakse liiga kauaks ühe osa kallale. Kuululine detail. Millel on kokku 5 auku. Selle tüüri. Minu sooritus kriitilise pilguga vaadates ei olnud kõige parem. Olid kommunikatsiooniprobleemid, kohati liiga kiiresti läksime edasi. Küsi üle. Kas see lennuki saba on siis veel ühetasandiline? Ruumiliseks läheb ainult tüür, muidu on kõik ühetasandiline. Juhendite andmisega jäin ma kaunis rahule. Ühemast otsast vist on paigatatud, see läheb selle laia ristküliku külge. Kruvid on kohakutti sama osaga. Ega seal midagi suuremat ei ole küll loota. Ma küsin veel kodu propelleri kohta. Kumba pidi see propeller läheb? Sabast eemale. Aeg tiksub, detailid valmivad visalt, aga täpselt. Paraku ei jõua rohelised oma lennukit valmis. Head võistlejad, teie aeg on läbi. Jätke mudel lauale ja tulge siia. Teie lennukid on siin meie ees. Pean kiitma oranži meeskonda, kes ainsana esitas küsimuse, et kas me saaksime 2 asja korraga teha, kuna juhendajaid oli 2 ja üritati teha nagu 2 detaili korraga. See võistkond seal tegi seda asja seda viisi. See olete teie sinised.
nimetage asju, kuidas nad on, kasutage definitsioone, mille puhul te olete kindlad, et nii nagu teie definitsioone kasutate, kasutab seda ka meeskond. Rohelisele meeskonnale tahaks öelda, et ärge jätke kedagi kõrvale. Te oleksite olnud palju tublimad, kui kõik oleksid saanud või julenud kaasa rääkida. Jagame siis täpselt ka punktid. Oransid teile 4 punkti, sinised teile 2 ja rohelised teile 2 punkti. Teise ülesande lõpuks on rohelistel 3 punkti, sinistel 4 ja oranžidel 6 punkti. Nüüd läheb actioniks. Täpselt poole tunni pärast peate viskama kõrge saali lae alt betoonpõrandale toore muna. Muna peab jääma terveks ja teil on kasutada arvukalt abivahendeid. Võite teenida 7 punkti. Me hindame muna terveks jäämist ja teie meeskonnatööd ülesande lahendamisel. Et muna kukkumiskindlaks teha, on võistlejatel kanamunad, paar puuliistu, kleeplinti, kontoripaberit, paar sukkpükse, hulgaliselt papptopse ja joogikõrsi. Aeg läks. Nüüd. Meil on kleeplint ja meil on paber, seega nendest me saame teha langevarju mingisuguse, mis hoiaks topsidesse pandud muna püsti. Kas te olete nõus sellega? Vaata, kui me nagu võtame kõrred, eks ju, siis nad niipidi on nagu suht hea pehmendus. Ümbritseks ta niimoodi ära. Kuule, see on päris hea mõte. Ära seda pileti jaoks üks nõus, võtta võimalikult terveks. Maine siis ei oska sukki pakist välja. Uskumata, mida ma õpetan. Ühitame valmis sellise langevarju, mis on nagu toetakistusega ja kui siia alla panna rippu sellesse õhupallikondlisse, siin siis oleks see pakitud muna, ta oleks kõige selle topside, kõrte, paberi... Ja mida me selle takistusena siin kasutame? Üks aspekt on seda lööki munale pehmendada, ehk siis võimalik lastselt see muna maandub sinna. Teine visioon on siis aeglustada seda muna langemiskiirust. Üritame neid siis nüüd vastavalt kombineerida, ehitada mingisuguse langevarju ning samas leida vahendid ka muna kukkumise pehmendamiseks. Kanamunad on oma ümara kuju tõttu väljastpoolt avalduvale survele väga vastupidavad. Jõud liigub mööda koort ühtlaselt teisele poole muna. Üle 95% kaltsiumkarbonaati sisaldav munakoor on aga rabe. Selles ülesandes on oluline kaitsta kanamune liialt järsu kiirenduse eest, et vältida munakoore pragunemist. Just seetõttu kaotabki muna oma tugevuse. Võistlejad peavad välja mõtlema selle, kuidas muuta aeglustumise aeg võimalikult pikaks, ehk kui kukkumiskapsel maha jõuab, liigub muna selle sees võimalikult kaua ja ühtlaselt edasi. Just selles suunas on näiteks rohelised vahepeal oma ideed tuuninud. See on siin puupulgad. Me ühendame need veel kuidagi, selleks ei muna. Ja siia me paneksime sellised nurkadesse just sellised natukene kõrgemad kohad, mis võtaksid löögi enda vastu ja muna ei puudutaks maadki. Tundub, et enne saate lõppu on võistkonnad koostöö põhimõttest aru saanud. Igas tiimis on korralik tööjaotus ja keegi ei rapsi tühja. Tundub, et teil on kuidagi kiireks läinud see tegutsemine siin. Me oleme algusest peale hoogsalt. Või on tegu rohkem paanikaga? Ei ole tegu paanikaga. Tingimata mitte. Konteineri ja üldplaan oli minu idee. Väga hea. Ma olen kõigiga täielikult rahule. Ma poleks suutnud neid midagi enamat oodata. Nagu sushi tegemine? Ei tea, ei ole teinud. Paneks siia vaata teibi juurde, siis see on nagu selle nurga taga. Ja siin tuleb teipi üle ümber ka panna. Nagu näha, teie munapäästed on valmis, aga ilusa välimuse ja vilkuvate tulukeste eest ainult punkte ei saa. Aeg on minna katsetama. Löögi pehmendajate testimiseks visatakse munad alla AHA-keskuse 8 meetri kõrguselt rõdult. Alustavad rohelised, kes on munale vägeva harkjala ümber ehitanud. 3, 2, 1, läks! Agregaat plärtsatab vastu AHA-keskuse betoonpõrandat. Roheliste nägudelt võib lugeda kahtlust, et nende leiutissäärase maandumise puhul muna kaitsta ei suutnud. Nii, muna on terve, suurepärane. Sinised, nüüd on teie kord. 3, 2, 1, läks!
Langevari nii efektiivselt ei tööta, kui loodeti, kuid igaks juhuks tuleb siiski olukorda kontrollida. Muna on terve. No palju õnne teile. Oranžid, kas olete valmis? 3, 2, 1, läks! Ka oranžid on valinud abivahendiks langevarju. Lisaks on munale ümber ehitatud ka korralik turvapuur ja nii lastakse muna uljalt põranda poole teele. Munaloopimiskatse esimene emotsioon oli mul suur rõõm selle üle, kuidas need osalejad nautisid seda edumomenti, kuidas mõned võistkonnad nii suurima rõõmuga tormasid teineteist kallistama, mis minu jaoks näitas seda, et meeskonna vaim on elama hakanud selles seltskonnas. Punktid jagunevad järgmiselt. Oranžvõistkond 7 punkti, sinine võistkond 7 punkti, roheline võistkond 7 punkti. Viimase ülesande lõpuks on rohelistel kokku 10, sinistel 11 ja oranžidel 13 punkti. Nüüd tuleb teil rohelised teha otsus, kellega jätkate järgmine saade. Igal rohelise võistkonna liikmel on võimalik anda oma poolthääl 2 meeskonnakaaslasele, kellega soovitakse mängu edaspidi jätkata. Vähim hääli saanud mängija peab saatest lahkuma, kui just kohtunikud ei otsusta teisiti. Rohelised ei soovi võistkonnakaaslasi põhjalikumalt tundmata oma arvamust väljendada ja otsustavad tekitada võrdse seisu. Rohelised, nagu ekraanilt näha, olete teinud meie elu raskeks. Seega peame meie tegema oma otsuse. Praegusel hetkel oleme suhteliselt võrdsel latil kõik. Kui oleks tõesti üks arvamus kõigil, see oleks ka väga igav tiim. Aga kui me saaks siis seda meeskonnatöö osa täiustada. Meie meeskonnatöö oli parim, mis olla sai. Rohelised, koju lähed sina, Rainer. Aga olge tublid ja hoidke meeskonna lippu kõrgel. Meeskonna kokkumängimine pole sugugi lihtne ülesanne, aga seda just Rakett 69 õpetabki. Usaldada tuleb iseennast, aga ka teisi. Järgmisel nädalal rokib Rakett 69 siinsamas AHA teaduskeskuses juba IT-teemadel. Seniks aga hoidke näppu pulsil meie Facebooki leheküljel ja vaadake ka meie veebisaadet, kus esimese hooaja võitja ja teadustoimetaja Juhan Koppel teeb ülesanded ette puust ja punaseks. Kohtumiseni Rakett 69 pardal juba nädala pärast. Rohelise võistkonna koostöö algas väga raskelt, sest mõned meeskonna liikmed püüdsid teisi kõrvale lükata, ise kiiresti lahenduseni jõuda, kuid meeskonnatöö saates niimoodi käituda ei tohi. Seda, mis juurde saadud, ei ole kuigi palju, kuna siin saates ma eriti kaua vastu ei pidanud. Aga kindlasti kogemus ja natukene sai siin eksperimenteerida ja eks siis järgmine aasta uuesti. Kui me otsustasime välja hääletada Raineri, siis sai talle saatuslikuks tema käitumine esimese ülesande lahendamise ajal.